minul on astroloogia aidanud omandada ka maailmavaate. Astroloogia on ka filosoofia. Ta ei ole teadus tavalises mõttes. Astroloogia ei ole ju teadus tavalises mõttes, nagu meil füüsika, keemia, nad ei võta vastu ka. Astroloogia lähtub, et kõik on üks tervik. Minult on aidanud omandada maailmavaate, aga maailmavaade tähendab mida? Sa saad väga tähtsad nähtused elus ära seletada. Jah, see näitab seaduspärasust. Ta näitab, et kõik on kõigega seotud, et ei ole juhuslikkust. Meil ei ole juhuslikkust, ei ole siin. Inimese vabadus on ainult selles, et astroloogia aitab sulle ära tunda, et sa oled tammetõru. Järelikult tulemuseks on tammepuu. Tere Igor, rõõm sind uuesti näha siin vestlemas, et viimane kord juba peaaegu aastaga tagasi saime kokku Kadriorus Arbo juures, rääkisime planeetidest. See vestlus sai mul tõuke sellest, kus Richard Tarnas oma raamatust Kosmose psüühe kirjutas sellest niiviisi, et kõik, milles astroloogid, milles kõik astroloogid ühel meelel on siis planeetide tähendustes. Ja tookord ma siis võtsingi sinuga ühendust, et siis ka veenduda selles, et mööda ei pane, et samamoodi räägib. Et olgu siis astroloog Indias või Hiinas või kuskil või Eestis, et planeetide tähendused on samad. Ja siis siin mööda minnes oleme suhelnud ja tuli mõttesse rääkida tähtkujudest. Ja täna ongi suur teema on tähtkujud, aga ka kui Tarnas, sa olid ka siin, see oli siis, mida Hardo korraldas siin seda. Aasta tagasi. Jah, see oli talvel, see oli, ma arvan, detsembris, kus oli Tarnase külalisloeng siin EBS-is, kus me ka praegult oleme ja seal sai Tarnaselt küsimusi küsida ja ta oma raamatus ka, see arhetüüpne astroloogia keskendub siis planeetidele ja aspektidele ja siis tookord sellel kursusel või sellel külalisõhtul ma küsisin tema käest ka, et tähtkujude ja majade süsteemide kohta. Ja ta ütles, et ta oma uurimustöös jättis siis tähtkujude süsteemid välja, sest seal on siis 2 suurt koolkonda. Et üks on siis troopiline ja teine on sideeriline. Et ole hea, enne kui me lähme konkreetselt nende tähtkujude juurde, siis räägi sellest 2 suurest astroloogilisest koolkonnast, troopiline ja sideeriline. Et lihtsalt kuulajatele, vaatajatele sellises hariduslikus mõttes seda pilti avada. No neil on sarnasus märkidel, planeetidel ja loomaringi märkidel. Planeet saab ikkagi niisuguse elevuse ja jõu saab märgist. Eriti kui ta satub oma märki, näiteks Merkuur Neitsisse, siis ta on omas elemendis. Seda võiks võrrelda ka nii, et Neitsi satub kooli. Ta saab kas töökoha või läheb õppima, siis ta on omas elemendis. Aga kui ta satub kuhugi puhkekodusse, kus süüakse, juuakse, supeldakse, siis ta ei saa oma intellektuaalseid võimeid nagu kasutada, mis on talle antud. Vaat niisugune erinevus. Loomaring, need märgid on ikkagi see trajektoor, läbi mille planeedid liiguvad ja nad saavad vastavalt energiat juurde või vastupidi, see vähendab tema omapära. Ja kui sa õpid ära loomaringi märgid, siis sa saad selgeks ka hästi planeedid, sest neil on seos. Nad on sarnased. Nii. Mina räägin teile rohkem, kui on õpikutes. Astroloogia õpikuid on nüüd palju
ja seda pole mõtet nii korrata. Ma räägin oma kogemust ja see on huvitavam, sest ma tegelen astroloogiaga 71. aastast. Nii. Ja see on tugev kogemus. Aga ma arvan, siin tähtkujude koha peal on vist vastu oluline ära mainida, et just see, mis ma siin enne mainisin, see troopiline sodiaak ja siis sideeriline sodiaak. Et troopiline sodiaak tuleneb siis meil, sideeriline on siis rohkem kasutusel veedalikus astroloogias, kus siis, ütleme, et kui päike on praegu taevas, et ta on siis, on kalades. Horoskoop läänes päevalt mina kasutan ja läänes kasutatakse loomaringi sodiaaki, mis on jaotatud võrdselt. 30 kraadi. 30 kraadi kõik, jah. Jah, on ka teisi või Indias kasutatakse näiteks tähtkujusid lausa. Ja. Ka siin muidugi mõned kasutavad, aga see teeb keeruliseks. Klassikaline on saada selgeks märgid ja planeedid ja siis neid omavahel sobitada. Aga ütleb, et sellise astroloogia võhikule, inimene, kes ei tunne astroloogiat, kes on suuresti ka minu saate kuulaja, siis nendele tuleb üllatusena, nagu mulle tuli üllatusena, et kevadine pööripäev siis, mis just oli, 21. märts, on siis traditsionaalse astroloogia järgi, mida ka sina viljeled ja mida siis terve lääs viljeleb. Seda peetakse siis selleks jäära esimeseks, jäära alguseks. 0 kraadi jäär. Jah. Aga teistmoodi ta tuleb välja. Võt jäärast alustamegi. Seda ma arvasin, et me jäärast alustame, aga ma tahaks natuke seda tausta inimestele lahti rääkida, sest kui me lähme näiteks, kui nüüd 21 või 22 märts, kui oli pööripäev, ja kui me vaatame taevasse ja kus päike taevas on, siis ta tegelikult ei ole seal jääras. Et see on selline esimene selline... sellest tähtkujus ei ole. Jah, tähtkujus ei ole, jah. Aga see trajektoor, mida mööda see päike liigub, ta on ikka enam-vähem kindlal päeval. Pööripäeva riitusi ma tegin üle 30 aasta Varbola linnuses. Ja see on alati oli tunnetatav see muutus, sest siis tuleb jäära energia sisse ja see on elustav. Enne seda on tal kalaenergia ja see on midagi muud. Nii et sellega saab arvestada. Kui ma õpetan astroloogiat, siis ma teen asjad hästi lihtsaks. Kõigepealt peab hakkama lihtsatest asjadest. Ja siis selleks tavaliselt läheb mul pool aastat. Kui sa saad kursuse selgeks, kuidas see kaart koostada. Nii. Aga meie täna räägime märkidest ja hakkame jäärast peale. Ta on esimene märk ja tema tunnuslause on mina olen. Ta on nii tähtis, et teised peavad arvestama sellega, et ta on olemas ja teda tuleb kuulata. Tema järgi tuleb teha. Tema põhiline omadus on tugev ja hea algatusvõime. Ta on kõige tegevam inimene. Ja kusjuures ilma plaanita. Impulss tuleb ja ta alustab. Ta on pioneer. Alati valmis. Ja tänu sellele ta võidab. Kui see osutus õigeks, see algatus viis hea tulemuseni, siis ta on Columbus, ta on pioneer. Ja selles on tema väärtus. Ja tal on alati edu alustamisega, kui planeedid on hästi valgustatud. Ja ma ei mõtle siin ainult päikese asumist jääras.
vaid sa võid olla ükskõik, mis märgis sündinud, aga jääras on sul palju teisi planeete. Eks jäära valitseja Marss on sul jääras, aga ise oled neitsi, kuid sinu juures on märgata algatusvõimet, mida ütleb, et täiesti puhta neitsi puhul ei ole märgata, sest ta kahtleb. Nii. Kui on planeedid seal halvasti, siis ta kuidagi juhtub nii, et ta alustab valel ajal ja vale asjaga. Ja muidugi siis ta saab vastu pead, sest jäära märk teatavasti inimese anatoomias valitseb pead. Ja neil on ka suur pea. Nad on loodud juhtideks, tahaks mõningaid näiteid tuua, siis minu sõber, ta oli teises ilmas, psühholoogia professor Antti Kidron, kellel oli 11. aprill oli sünnipäev. Ta oli hea algatusvõimega ja ta organiseeris mulle ka loengud. Ja vahel ma ei saanud aru, mis ta nii aktiivne on. No meile kõigile tuntud Pevkur, kaitseminister Jäär. Ta on palju kordi olnud minister. Sobib. Aga sõnn, tema tunnuslause on mina oman. Kõik, mida ta kätte saab, seda ta hoiab. Ja tema eesmärk on koguda ilusaid asju, kunstiväärtusega asju. Tal võib olla palju raha, aga üldiselt raha ei ole tema nagu eesmärk. Tema eesmärk on elada maa peal mõnusat elu. Ta võib elada luksuses, tal on maja, tal on suurepärane korter, pähklipuust mööbel, nii kristallid, portselanist on lauanõud, tal on kapis väga ilusad rõivad, kõige paremast materjalist. Ja. See on tema eesmärk. Küsin siia vahele, nüüd alustasime jäärast, läksime sõnni. Ja käime need ära, siis on veel. Minu küsimus on see, et kus nende see tähendus tuleb? No see läheb keeruliseks läheb. Võib öelda, sõnn saab tähendus selles, et sellel ajal loomad tulevad välja ja sõnnide ärgadega küntakse põldu. Aha, et on see sõnn jää. Kui me läheme nii-öelda vanasse muinasaega tagasi, et kuidas need kõik oma nimetused said. Sest ma olen seda tähtkujude koha pealt teinud seda uurimustööd, et need nimetused, mis me siin täna räägime, 12 loomapilti, et need tulevad meilt siis, need varimad pildid on Babyloniast, seal sumerid ja et see nende pildid ja seal see läks nende siis sellise... See oli patriarhaalne elulaad, põllumajanduslik tsivilisatsioon. Et need pildid läksid seal nagu nende selle eluga hästi kokku. Nad läksid hästi ja see on õige. Ta on identne sellega. Kui sõnnis on planeedid hästi ja inimene võib olla neitsimärgis või lõvimärgis, see tähendab, et tal raha liigub, ilust asjad liiguvad. Ja ta võib elada luks, aga kui seal on need planeedid halvasti valgustatud, siis ta on võlgades ja ta liigub raha, aga ta jääb võlgu. Ja. Aga kas see on nii ühene, et kas seal on niiviisi, et see on selline... Minu kogemus on selline. Et see on selline nagu ülevalt alla on selline kirjutatud selline koodeks? Jah, ja peab arvestama seda, et see sõnn peab olema planeetidest täidetud. No vähemalt 3 planeeti peab olema, et temaga saab arvestada. Eks ole, sa ise oled neitsi märgis ja neitsil on oma iseloom, aga neitsid ei ole sarnased. Need erinevus tuleb sellest, et ühel on sõnnis veel
3 planeeti, aga teisel ei ole ühtegi ei ole. No aga selg peab arvestama, see on kaal, see on informatsioon ja peab nägema elust, igapäevaelus sa pead leidma neid inimesi. Näiteks on Oskar Lutsu Tõnisson, sõnn, ja kes teda mängib, Ain Lutsepp on puhas sõnnimärgi esindaja, paks, nii aeglane. Nii. Sõnn ei tee kunagi spontaanselt midagi, kui tal on aega vaja. Nii. Aga kui ta teeb hästi, teeb ilusti. Selle märgi kõrgem tase on kunstnik. Ta teeb ilu asju, kunstiväärtust omavaid asju. See on ju. Anatoomne seos on kael. Halvasti planeedis on kurguhaigused. Nii. Siis tuleb kaksikud. Tunnuslause, mina mõtlen. Nii. Kui Jääral on nii, et kõigepealt on tahe, siis kaksikutel on kõigepealt on mõte, nagu eks ole peas kirjas on. Nii, et kõigepealt on sõna, see sobib pigem kaksikutele. Tema elab informatsiooni väljas, infomaailmas, ta on elav ajakirjanik, info edasikannet. Hommikul tõuseb, esimene asi on kohe naabrite juurde uudiseid kuulama. Saab need uudised teada, jookseb naaber majja ja annab need uudised edasi. Nii. Need on suurepärased ajakirjanikud, kirjanikud, kõrgem tase on kirjanikud ja filosoofid. Nii. Raamatukogu töötajad, raamatukaupluse töötajad, nii. Tuntumad isikud meie elus siin Eestis, Eino Baskid, Jüri Järvet, nad on ka naljamehed, väga palju on naljamehi. Sest ta esindab õpilast. Kaksik on eluaegne üliõpilane, vagabond, rändav. Siin ja seal ja ta on väga nooruslik. Ta 75-aastaselt näeb välja kui üliõpilane. Ja tal meeldib kanda kooliaja rõivaid ja õpib kuni surmani. Ma küsin siia vahepeal vahele, et liiga niiviisi, et küsimus, mis mul tekkis, kui ma kuulasin siin, ta see, et kui sa, kui me seal saime kokku siis seal Boheemis, siis sa rääkisid oma õpetajast. Ja küsimus, mis mul tekkiski, oligi, et see sinu esimene kokkupuude nende tähtkujudega ja et kus siis võib-olla sina oled siis ammutanud seda oma siis, seda juttu, mis sa räägid reaalsest elust. Tähtkujudest. Reaalsest elust. Sa oled ju kuulnud, et Igor Mang, kui tutvub, kohe küsib, et millal sünnipäev on. Ja. No sa küsid seda päiksemärki? Jah, no juba ka see midagi ütleb, aga kui kaardid, ma siin räägin, et kaardist milline märk peale päikese on rõhutatud. Et kus on vähemalt 3, aga mõnel on 4-5 planeeti ühes märgis, aga ise on hoopis teises. Et siis sa paned alati täppi. Aga kui sa lähed Indias astroloogi juurde, siis mida ta su käest küsib on kuu ja siis ta küsib su tõusumärki Indias. No jah, see tulgu ka pärast juurde, aga mul on süsteemne järjekord. Ma olen harjunud, kursustel, astroloogia kursustel, siis sa pead tegema nagu koolis on, eks ole, nii-öelda. Ja nõnda. Ja tead, lihtsalt inimesena, kui inimene, näiteks ma kuulan näiteks, et mis neitsi on ju, või mõnda teist märki, et siis kui, nagu sa ütlesid, et kui see on selline nagu ülevalt alla kirjutatud selline koodeks, siis see ei anna väga inimesele nagu sellist
nagu võimalust siis nagu muutuda või noh, et... No ei, selleks on ennustamine näitab, millal sul muutus tuleb. Ja muutus tuleb. Aga kõik huvitavam on ees. Mul on siin, selles suhtes on omamoodi avastus on, eks ole, et kogu see loomaring on ju tegelikult ema ihu. Ja ta on mõistetav informatiivselt, teda ei ole näha. See on informatsiooniline väli ja see on ema ihu, sest mitte keegi ei saa sündida väljaspool ema ja väljaspool isa. Kõigil on lindudel, loomadel, inimestel, kõiges on. Ja nad liiguvad selles sodiaagis. Ja kas see ka muutub? Võib-olla, ma ei tea, ma ei saa nii targalt öelda, aga võrreldes inimese eluga on see väga pikk aeg, me kõik, ja me peame kogema, eks ole. Sina koged neitsimärgi võimalusi, omadusi, eks ole. Mina kaksikuna, aga meil on üks valitsev Merkuur ja seepärast me oleme informatsiooni väljas kogu aeg. Nii. Meie ülesanne on õpetada ja anda vajalikku väärtuslikku informatsiooni. Väärtuslik informatsioon on see, mis avardab teadvust. See ei ole loba jutt. See ei ole mingisugune õhtulehed ja nagu nad ise kirjutavad, ohtulehe jutud. Eks. Nii, ta muudab sind, sest on õige jutt. Ja vaata, vähiga on nii, et tema tunnuslause on mina tunnen. Ja valitsev planeet on tal Kuu, mis on ju, kõigil ei ole vähisplaneete, eks ole. Ma ei mäleta, kas sinul on või ei ole. Aga need vähiasjad me saame selgeks, kui vaatame Kuu asukohta ja Kuu aspektid. Aga see oli eelmise korral oli juttu nii. Vähk näitab, kes on tõeline ema, mis tähendab olla päris ema, tõeline ema ja õige ema. Sest vähk teatavasti hoolitseb uue elu eest. Ta mitte isegi ei hoolitse ainult oma last, vaid kõik tänavalt tulevad lapsed kõigi eest hoolitseb. Toidab, kõigepealt lapsed peavad olema toidetud, siis puhtad riided seljas, tuba peab olema soe. Nii, sellepärast vähja inimesed te leiate turul, te leiate kaupluses ka piimaosakonnas. Nii, ja ta tegeleb eelkõige imikutega, mudilastega ja nad on ammed. Vähja naised on meeldivalt prisked ja ilusate rindadega. Kõik naised, kes on rinnakad ja kuidagi ilusalt, see tähendab, nendel on kas on vähis head planeedid või on kuuseis eks ole. Ja. See baseerub jälle siis sellele isiklikul kogemusele? No muidugi, lähed turule, seal on tõelised mammad. Lähed ajakirjandusmajja, ei saa aru, kas mees või tüdruk, poiss või tüdruk ei saa. Kõik need seepärast, et ajakirjanikud planeet on Merkur ja Merkur on hermofrodiit. Ta ei ole ei mees ega naine. Ja eriti ta valitseb koolilaste üle. Vaata 10-aastaseid lapsi selja tagant, sa ei saa aru, kes on tüdruk, kes on poiss. Kõik ühte moodi, soeg ja riided. Ja seda sa rääkisid selles Merkuuri juures ka? Merkuuri juures ka, jaa. Aga siin veel tekkis see, et iga märgi juures on ju, kui ma nendele vestlustele siin lähenen ja nendele intervjuudele, siis ma üritan ka inimestele asju selgeks teha. Ja võib-olla üks asi, mis on natuke selgusetu, on see, et praegu siis rääkisid, et kuu valitseja või kuu on siis vähivalitseja. Jah, sest igal ühel ei ole vähisplaneedid. Kus tulevad siis märkidele need valitsejad? Kus need seosed tulevad? Need ka on kogemus, kus kohalt tulevad
poeemid, luuletused, et see on inspiratsioon. Nii, see tuleb läbi vaimu, sest on olemas kõrgem maailm ja sulle antakse kingitused. Sulle antakse need õiged mõtted ja sellest õige arusaam antakse, seepärast, et sa oled ära teeninud kõrgema maailma tähelepanu millegiga. Sa oled nii, ka siin inimene ei saa teha teisest inimesest hea ema, kui tal midagi pole vähis ja kuu pole ka hästi aspekti. Ta ei anna, sa võid talle rääkida, milline peab oli hea ema, aga tal ei tule välja sellest midagi, tal ei ole antud seda, need on. Ja vähk armastab eriti ema, oma ema, ka vanaema. Nii. Ja tal on suur perekond, suur kodu, on tavaliselt mitu last, eks ole. Ja mul meid näiteid tuua, Andra Veidemann on vähk, ta oli ka president Juurkantseleis kunagi oli tööl ja huvidega inimene. Ja nõnda. Aga vaat siis tuleb lõvi ja lõvi tunnuslause kõlab mina tahan. See tähendab, et kui võrrelda pühakirjaga, kõigepealt oli tahe, kõigepealt on tahe. Vähk ütleb, kõigepealt on tunne. Ja lõvil on suur vajadus emotsionaalsele välja elamisele, esinemisele, seal, kus vaba aeg on sisustatud mängudega, loteriiga või isetegevusega. Igal kultuurimaja isetegevusringide juhtide seas leiad alati lõvi inimesi. Samuti lasteaias. Ma olen lastes käinud palju ja seal on lõvi tüdrukud ja üks kord oli seal mees ja see mees oli lõvi. Ja see on Mart Sander. Lõbusad mängud, esinemine, estraad. Nii. Lõvi ülesanne on tegeleda vaba aja sisusega. Siin ju areng toimub. Vähk, need on suvemärgid, vaatame nii, suvemärgid on vähk, lõvi, neitsi ja vähk, nagu ma ütlesin, on mudilased. See on tegelikult mudilastega ja toitlustusega. Aga lõvi on lasteaed, seal mängitakse. Lasteaed on täis lõvi inimesed, mängud, ka loteriimängud ja nii. Ja siis nad kasvavad, arenevad ja jõuavad neitsi märgi omaduste juurde. Ja see on õppimine ju. Eks ole, see on õppimine. Nii. Neitsi tunnuslause kõlab ka mina kontrollin, mina revideerin. Nad panevad pisiasju tähele, detaile tähele. Nii. Nad on parimad riigi kontrollörid, ka bussi ja trammi kontrollörid. Juhan Parts tuli riigikontrollisüsteemist, tuli poliitikasse. Ja neitsi on inimese märk, sümbol on neitsi viljavihkudega käes süles. Nii. Töökus ja puhtus. Neitsi armastab puhtust, korrektsust, distsiplineeritust ja ta aitab vaeseid. Tema ei aita rikkaid. Ilusad ja rikkad, see ei ole tema teema, ta aitab vaeseid, õnnetud, sest ta tunneb huvi meditsiini vastu ja tal on kodus apteek olemas. Ja kui ta reisile läheb, tal on oma apteek kaasas. Suurepärased arstid, medõed, medtöötajad. Kui ta ei ole meditsiinis tööl, no siis ta ise tunneb
huvi selle nende asjade vastu. Lembit Tammekivi oli hea sõber, tsooliteraapiat tegi suurepärane. Ta ravis juba sõnaga. Nii. Ta veel ei saanud sind vaatama hakata, aga tema sõnad juba ravisid sind. Neid see võib olla suurepärane arst. Nii. Alati abivalmis inimene. Küsimus, kui nüüd läheme edasi, et kohe neitsist, et võib-olla üks küsimus, mis siin tekib, on see, et kui inimene kuulab siis näiteks ja seal räägitakse tema sellest märgist ja ta tajub, et see ei lähe üldse tema pilliga kokku. Ja kuidas sa astroloogina sellist olukorda vaatad? Sellepärast, et tal on võib-olla neitsis ainult päike, mida on, aga tal on selle eest on loopus seal mingi muu märk, võib-olla kaalud on planeete täis ja ta on loopus näitleja ja palju sotsiaalse peale kuni see on teine, seepärast, et 11 omadust on ju, et planeetide kogum võib olla jääras sellist taru kusagil teises ja see ju muudab kohe, aga mina siit räägin, mis see märk kannab. Isegi kui sa ei ole selles märgis sündinud, aga sul on seal palju või vähemalt 3 planeete, siis ta tuleb välja. Jah. Kaalu tunnuslaus ongi mina kaalun, aga ta on pööripäeva märk. Ja see tähendab suurt pööret. Kaal ei tegele nimelt mängudega ja koolilastega, tema tegeleb täiskasvanud inimestega. Temal on tõesti raske kaaluda, sest täpselt nii palju, kui ta näeb vastase, nii palju ta näeb poolt, sellepärast tema küsib oma partnerilt nõu või küsib oma sõbralt või küsib töökaaslaselt. Ta ei otsusta kunagi päris ise. Üksinda ei võta. Ta võtab kellegi koos, sest see on kaalud. Nii, jah. Muide, neitsi juurde. Koolilapsed käituvad täpselt nagu neitsi. Ta toivad koju vanaisi vanemad ja ebaisad, te olete elust maha jäänud. Te ei oska tead kompuutrit, te ei oska seda. Ta väga jutukad ja väga palju räägivad. Ja nii on ka neitsi inimene, eks ole. Ja ta palju räägib. Nii. Aga kaal on nagu suhtlemine kunsti pinnal. Tal on Veenust valitsejaks ja Saturn. Need, kellel on Veenus, need on väga armastusväärsed, õrnad, armastavad mugavust, ilu. Nii. Kõik, mis teeb elu mugavamaks, see temale väga istub, armuvad kergesti. Kui on seal planeedid vigastatud kaaludes, siis ta on siit kinnas. Tema kardab igast raskeid asju. Ta ei pese põrandat. Mis sa selle vigastatud mõtled? Mis see tähendab siis? Kvadratuurid, opositsioonid. Tugevad aspektid. Tihti on nii, et ühes märgis, eks ole, palju planeete, mõned saavad seal rohelisi ja mõned saavad punaseid. Siis on ka, et sa vaata, millal üks töötab, millal teine töötab. Aga igal juhul, ma räägin, eks ole, sünnimomendist juba, sul on see niiviisi sees, et Veenus vigastatud, sa oled siit kinnas, sa ei võta tolmulappi kätte, rääkimata, sa ei pese põrandat ka. Põgeneb raskuste eest, elu raskuste eest, vein, muusika, kavalerid. Aga kellel on Saturn, on inimesi, kellel on Saturn tugevam kui Veenus. Need on õigusteadlased, neid huvitab õige ja õiglane elu. Nad õpivad õigusteadust ja nad võitlevad õiguse eest. Näiteks
tuntud ringkost Lavly Perling, Kaalund, parempoolsete juht, võitleb õiguse ja õigete otsuste eest, õigussüsteem. Nii, Indias oli Mahatma Gandhi sellise Saturniga, Hiinas Konfutsius, aga meil ka teisi ma ei hakka siin nimetama, ei ole nii huvitavad. Ja muidugi Mihkel Oviir õigusteaduskonnast. Ja ka Kaalud. Ja nii. Aga siis tuleb Skorpion ja tema tunnuslause on mina soovin, mina loodan. Skorpion loodab iga päev, et ta homme on rikkam kui täna, et ta homme on ilusam kui täna, et ta homme on targem kui täna. Temal on vajadus siduda ennast selle inimese või selle asutuse jõu või printsiibiga, mis annab talle jõudu juurde, võimu juurde. Tema abiellub rikka naisega või rikka mehega ja ta võimalused ju avarduvad. Ta tahab abielluda, aga abielu tähendab mida? Leivad pannakse ühte kappi, aga kehad pannakse ka ühte kappi. Nad magavad ühes voodis. Neil tulevad lapsed ja lapsed tähendab elu tuli juurde. Palju elu tuli juurde. Skorpionid on pankurid, siseministrid. Jüri Mõis, Hans Schmidt, Mart Helme, pankurid, siseministrid. Sest kui inimesel on muidugi materiaalsed võimalused, ta on rikka, siis võib olla ka palju lapsi. Skorpionitel on tavaliselt palju lapsi. See on veemärk ja nii. Ja no vaata, kuna ta on seksuaaleluga seotud, siis ta räägibki sellest, et kõige lähemale 2 võõrast inimest saavad tulla abielu kaudu, sest nad hakkavad ju seksuaalselt suhtlema. Nii. Ja see teeb neid võimsamaks, suuremaks, seepärast, et abikaasad räägivad omavahel ja nad vahetavad mõtteid ja ongi, et mõne aja pärast nad on ühte nägu, kaua koos elanud abikaasad on ühte nägu. Ja siin Püha Kiri ütleb õigesti, mees ja naine peavad olema üks, mees hoidku oma naise lähedusse. Ja. Aga mis tähendab, et Skorpion on pankur? Tema käes on rahva varandus, rahva raha. Nii. Ja kogu siseministeerium. Skorpion on seotud sünni, seks, sündimine ja surm. Kui on seal negatiivsed planeedid, siis on maffia. Ja need on ju maffia põhihuvid, mis ma siin üles lugesin. Ja, aga materiaal. Kui on positiivne, siis ta on kriminalist, ta on politsei, sõjaväelane. Rohkem nad on politseis. Näed, isegi Mart Helme oli siseministrist, ta on Skorpion. Ja. Kui ta on kirjanik, näiteks nagu Fjodor Dostojevski, Skorpion, ta kirjutab see kuritöö ja karistus. No. Nii. Tal on see valdkond, selle valdkonnaga tegemist. Kus on raha, seal on kõik need muud ka.
aga hambur. Ma siin vahele mõtlen veel, et sa mainisid praegult, see on ka võib-olla inimestele siis natuke teadmatu teema, et iga sodiaadimärk on seotud ühe elemendiga. Heida valgust natuke sellele, sa praegult mainisid, et skorpion on veemärk. Ja. Et räägi sellest natukene. No vaata, ta on sügise märk ja sügis hakkab kaaludega, aga kaalud on õhk ja õhk on mentaalsus, mõistuslik. Suvi algab vähiga, imik. Suvi algab vähiga. Jah, jäär hakkab tulega, see on embryoon. See naine on käiba peal. Kogu kevade märgid see on embrüaalne olek inimese hinge arengus. Ja kui ta sünnib välja, see on vähist, siis hakkab tema arenguperiood kodus, ta roomab juba põrandal, võib-olla läheb ka hoovi, aga üldiselt välja sellest ta ei lähe, eks ole. See on tundemaailm. Ema kodu ja see suvemärgid on tunnetest kootud ema ihu. No kuidas need elemendid seal tulevad? Tuli, õhk, sellepärast, et ta hakkab vähiga, vähk on vesi ja vesi on tunnete maailm. Aga jäär on tulid, kirega tehti laps valmis, ei oodatud, ei tahetud lasta, aga kevadmärk on ka kaksikud, eks ole. See näitab seda perioodi, kus kõik käivad kaelakuti, kevad on, armumine on, eks ole. Vaat nii, ja siis sünnib vähk. Ja vaat sellepärast, kui vähk saab emaks, kui temal sünnib laps, temaga toimub metamorfoos. Sa ei tunne ära, ennem ta on emas kinni. Mul käisid astroloogia kursustel vähitüdrukud emadega. Ma otsin, et millal tuleb vähipoiss emaga. Aga jah, ta näitab, et see ema küsimus on temal väga tähtis. Ja see on ju, vähk ise on mudilon, aga lõvi tähendab lasteaeda ja neitsi tähendab koolis käimist. Juba liigud, need käivad ka kodunt väljata. Nii. Ja siis tuleb pööripäev õhumärgiga mõistus. Nüüd peab hakkama mõistusega elama. Sügise märgid, see on mentaalselt energiast kootud ema ihu. See on mõistusmärgid. Sest kaalud esinevad võõraste ees, on võõras, kogu ühiskond seal on võõrad, aga nende võõraste seast sa pead leidma omale elukaaslase, aga et sa leiaksid elukaaslase, sa pead olema atraktiivne, sul peab olema midagi pakkuda talle, midagi ilusat, muidu ta ei taha siin ja konkurents, kaaludel on alati konkurents. Sa tahad abielluda, kelleks pea mees, seal hakkab ka konkurents. Kaaludel on seda kõige. Aga siis tuleb skorpion tähendab seda, et nüüd on abiellutud, nüüd hakati elama, argielu, leivad pandi ühte kappi, kehad pandi ühte kappi, ühte tuppa, ühte voodis, nii, ja rahad ja nüüd peab inimene surema. Abielus peab ta surema. Ja see on, muide on nii, et seksuaalsuhe kannab endas ka surmatähendust. Nii et see tähendab seda, et sinust peab vana ego ära surema. Sa pead oma naise või mehega, oma elukaaslase, te peate saama üheks. Üks tervik. Abielu ja perekond on juba omaette täiesti üks tervik. Ja see on midagi suuremat ja see on skorpioni sees. Ta tunneb, tema vajab midagi suuremat, ta tahab suuremaks saada ja ta loodab, et ta homme on rikkas.
rikkam, tugevam ja ilusam, aga ta saab selle läbi perekonna. Nii. Aga hamburil ei ole seda füüsist. Hamburi tunnuslause, mina näen, see on prohvetlik tunnuslause. Tema eesmärk on maailmavaade ja et seda saavutada, ta õpib. Hamburid õpivad erinevates välismaa ülikoolides ja nad palju reisivad ja nii on lootust, võimalus omandada õige maailmavaade, maailmapilt. Jah, ja ta isegi abiellub välismaalasega ja hamburi all on ülikool ja ülikooli põhifakulteedid on õigusteadus, usuteadus, arstiteadus ja filosoofia, sest nad kõik õpetavad õigesti elama. Usu või ütleme nii, et õigusteadus õpetab õiget suhet inimese ja riigiga, inimese ja asutusega. Usudes õpetab õiget suhet Jumalaga, arstiteadus õpetab õiget suhet loodusega, et sa sööd õigeid asju ja õigel ajal magama ja et sul on päevakava ja nii edasi. Elulaad. Ja filosoofia võtab kõik kokku ja annabki sulle maailma vaate, sa saad maailma vaate. Nii, ja sa oled ühinenud millegi väga suurega, see on mentaaltasandil, sa oled ehitanud omale suure süsteemi, nagu Hegel, tead. Heideggerist on nüüd väga hea raamat välja antud, ma sain. Nii, ja vaat see abielu, abikaasad, perekond, mis korporiga on seotud, nad peavad kuulama hamburit, sest hambur on kirikuõpetaja, preester, tema paneb nad paari. Teil peab olema kristlik abielu või see võib olla ka taaralaste, ta peab loodususuga, aga ta on kõrgemalt tasandilt sanktsioneeritud liit ja seda annab hambur. Ehkki ta ise ei pruugi olla hamburi märgist, aga tal on igal juhul hambur, see on planeetide kogume, sellepärast ta sellega elab ja tegeleb nii. Ja siis nad on õiged inimesed, nad on risti inimesed, see on kristlik perekond või muhamedlik perekond. Aga mitte, et ilmalik, ateistlik, sest ta on sanktsioneeritud kõrgemalt. Ja selle annab hambur, sest hambur lõpetas ülikoolis usuteaduskonna, ta käis kusagil veel ja ta on selleks kutsutud. Aga need, kes hamburit ei kuula, need lähevad kiskuma ja natuke elavad koos, mees ja naine lähevad kiskuma. No nüüd mulle see Jürka üldse ei meeldi, tema aru saab elust, ta on loll. Ja lähevad ja see on tegelikult õnnestus. Üks tervik läks katki. Nii, sul on, aga sa pead sisse elama ühiskonda, suurde ühiskond, sa ei saa minna siin. No võib-olla õnnestub teisavõrd, võib-olla nii. Ja siis tuleb 4. pööripäev, see on kaljukits ja kaljukits teeb meile kõik selgeks, kuidas tuleb elada. Tema tunnuslause kõlab, mina kasutan, mina tarvitan, Saturn on tema valitseja ja tema on isa sümbol. Saturn on isa sümbol ja kaljukitse märk räägib isa omadustest. Ja nüüd me saamegi selgeks, kuidas näeb välja üks õige isa. Kõigepealt tal peab olema elukutse. Isa ilma elukutseta, no ulgu see lontrus, no mis asi see on, tal ei ole midagi koju tuua, ja ta ei oska midagi. Ja seepärast kaljukitsed on väga püüdlikud. Ja nad kuulavad vanade inimeste sõna ja panevad kõik kõrva. Need lapsed, kes kuulavad vana inimeste sõna, neil on midagi kaljukitses. Ja nad omandavad elukutse, kusjuures nad saavad selles meistriks
Jüri tuleb müüritöölt, ta on kõrgema kategooria müüriladuja, ta toob raha, ema läheb selle rahaga turule ja ostab lastele perekul kõik, mis vaja. Nii. Aga kui isa ei ole, kui Saturniga on halvasti, Kaljukitsega on halvasti, siis on isa kompleks. Ja see tähendab, et tema mässab kõikide autoriteetide vastu. Ta ei ole autoriteeti. Isa peab olema muidugi on esimene, kes peab andma autoriteedi oma lastele, et lapsed saaks aru, mis see õige on, et mis see on. Ja Kaljukits on askeetlik kuju. Nad on muide väliselt näevad juba, nad on kondikava tuleb välja, neid riigi asjad, näiteks Eestis tuntud inimene. Ta ei ole tegelikult Kaljukitse märgis sündinud, see on Lennart Meri, kellel on Kaljukitse märgis Saturn omas märgis. Ja ta on kõige tugevam planeet, ta on ise jääramärgis sündinud, aga päike ei ole Saturnist üle. Kui ta oleks ju lõvis, siis võiks võtta üle, aga see ei ole. Ja ta on kõhna ja ta oli isa, etendas tähtsat osa elus. Oli diplomaat, õppis isalt palju midagi ja temast oli Eesti riigi uuesti loomise ajal väga palju kasu. Ta on praktiline. Ta jääb muidugi üksinda tihti, sest ta vastutab kõikidest. Kõige parem ja kõrgem isa on püha isa. Püha isa, Saint Pater, Holy Vater, see on papa, see on paavst või kõrgem vaimulik, sest temale on andnud selle sanktsiooni veevalaja. Sest veevalaja on inimese märk, mitte nagu süsteem. Kaljukits on süsteem ja riik on suur bürokraatia. Bürokraatia süsteemis on palju Kaljukitse. Ja see märk valitseb kondikava üle. Seepärast on väga huvitav teada, mida ütleb astroloogia riigi kohta. Riik on ühiskonna kondikava. Aga kui kondid on katki, siis ei ole tugevatest lihastest kasu. Ei ole mida. Kondid peavad olema terve. Süsteem peab olema. Riik, see on süsteem. Ja selle ees otsas on siis riigipea. No tegelikult ta on ikkagi rohkem kõrgvaimulik. See on kõrgvaimulik, askeet. Ja. Aga selle ta valib, see on papa. Ja selle sanktsiooni ta saab õiguse veevalajalt. Sest veevalaja on sõbrad, see on sõpruskond. Veevalaja ei ole nagu niivõrd süsteemi. Veevalajal on sõbrad tähtsamad, kui süsteemis teha karjääri. Kaljukitsel ei pruugi see nii olla. Ja. Veevalaja elus esineb rohkem närvivapustusi kui teistel. On 2 märki, kelle elus esineb metamorfoosi, uuesti sünd, surm ja sünd, skorpion ja veevalaja. Skorpionil võib-olla tõesti tead, autovarii või muud moodi löödi, tead tahet, et ei silmale sai nuga või nii. Aga veevalaja on psühholoogteadvus. Tema arusaam elust ja süsteem, tema süsteem varises kokku. Ja ta on ilma aluseta. Tal on vaja, aga siis ta leiab sõbrad, kes kutsuvad oma kampa, kellel on õige alus elule. Kõige lihtsam on see muidugi partei, poliitiline partei.
partei, kellel on eesmärk, ideaal, kuidas ühiskonna elu parandada, nii, aga muidugi kõrgem on vabad müürlased või üldse vaimsed vennaskonnad, kui veeva ükskõik inimene, kes on jäänud, on arusaamatuses, mis toimub, pääseb sinna seltskonda, siis ta on päästetud. Veevalaja teeb meile selgeks, kuidas käib areng. Jäta rumalad sõbrad maha, vähe arenenud ja mine arenenud sõpruskonda. See on mingi vaimne vennaskond, roosiristlased, vabad müürlased. Nii, nad on välja valitud. Sõber on ju alati välja valitud. Tuttavaid on meil kõigil palju, aga nende seas sõbrad on välja valitud. Sõpru ei saa olla väga palju. See on võimatu, sest see on eriline energia. Ja sellega luuakse nobiliteet välja valitud. See peab olema. Ilma selleta ühiskond lihtsalt ja nemad valivad. Kardinalide konklaav valib omale esimehe, võibki papa, paavst oli näide, võib-olla nii. Ja nii käib areng, sest need vabad müürsepad ehitasid gootikatedraalid, Reimsi ja Notre Dame ja Köln ja Praha ja nii, see on teadmine. Nad valdavad sakraalset informatsiooni ja eesmärk on kalad. Kalad on viimane märk Zodiaagis, kelle tunnuslause kõlab mina usun. Ja nad võivad olla väga religioossed, sest nad on kokku puutunud kõrgema jõuga. Neil on olnud ilmutus. Nad on kas unes näinud või reaalne ilmutus. Jumal on kuidagi endast tundnud, inglid olla või ebatavalised kogemused. Kalal on seos ebatavaliste tunnetega, mis võib olla ka negatiivne. Ta on kabuirmus, ta väriseb, seepärast et ta nägi õudukaid. Ja vaat, kui on olnud õige usk, siis inimene jõuab positiivsesse sfääri, vaat sellest räägib kalad. Kogu Eestimaa ja Venemaa patriarh oli kunagi Aleksius II. 23. veebruar. Ja ta lõpetas ju kirikus, kloostris käis, kalad on kloostrid, need on nunnad. Vaat nüüd ma tahan öelda, poliitikud, jätke nunnad rahule. Klooster on loodud Jumala vaimu jõuga, inimene ei saa selliseid kloostreid luua. Ja ilmalikus ei tohi sekkuda kloostri ellu. See võib väga raskeid tagajärgi tuua, sest kloostril on seos teispoolsusega. Ja seal kõik nähakse, kõik pannakse kirja, mis siin maa peal tehakse, kõik. Inimesed, kes on kliiniliselt surma ja läbi teinud, Dr. Moody Life of the Life, räägivad, et neile näidatakse kogu elu ette nagu kinos. See kõik on teada, kõik on nii. Kala, kes on ateist, kalade seas on ateiste või tal on ükskõiksus, kes on, ta lõpetab hullumajas. Jah. Kalad on sopajoodikud, narkomaanid, tal ei ole alust, tohutu pettumus. Neid peab aitama.
ja ta on ja muide ka Päts oli ju kala. Päts õppis usuteadust, sa tead seda, jah. Riias, õige ususeminaris. Ja siis ta läks Tartus, lõpetas õigusteaduskonna. See kõik on Jupiteri alad. Nii, no, need aga need hullumajas lõpetas. Nii, väga palju muusikuid ja see kunstirahvast on kalades ja see on õnnelik, kellel on mingisugune kutsumus, kes on kunstnik, Tiit Härb, näiteks balletis oli seda. Kunstnik ei ole kunagi ateist. Ta võib olla mitte riigiusku, no niisugust, et Luterliidal on mingi, aga tal on tunnetus, tal on kõrgema maailmaga suhtlemise tunnetus. Ja kui see on hea. Kalad on ravijad, arstid, neitsiga koos. Tema on veemärk, tema ravib sõnaga, värviteraapiaga, sõnateraapiaga, lõhnateraapiaga, viiruk, sõnateraapia, pühakiri. Aga neitsi ravib keha, anatoomiat, ta on maamärk. Ehkki ka neitsi võib hinge ravida, kui tal on kalades planeedid. Siis peab tal kalades, et mis sealt välja tuleb. Nüüd räägitakse uuest paradigmast, eks ole. Uue paradigma aeg on ju tulnud, eks loomingulised inimesed leiavad selle ja näevad seda, mõistavad. See on seotud uue maailma vaatega, et kõik on üks tervik. Uues maailma vaates on holistiline nägemine, terve universum koos inimesega, päiksüsteem, see on üks tervik. Ja kõik hingab koos. Nii. Ja selline arusaam peab tulema domineerima, ta peab olema ametlik, uus arusaam. Ja vaat siis on muutus, siis hakkab täiesti uus. Praegusel tsivilisatsioonil on ju puht materialistlik eesmärk. Toota ja kasumiga. Kasumi jutud, need pead juba ära lõpetama, need ei tähenda. Praegust mul on väga hea meel, et Eestis Postimees annab välja tähenduse teejuhid. Need on väga targad jutud, seal on nii avavad. See on see nagu veevalaja maailm, mis avardab teadvust, see peab olema uus teadvus. Aga seda muidugi kõik ei omanda, aga kõik ei peab teatud protsent ja sellest kujuneb vaimne eliit ja nad lihtsalt mõjutavad ülejäänud, sest teistel ei ole seda võimet omada maailmavaadet. Aga need, kes selle omandavad, need mõjutavad ja kogu ühiskonna panevad uue maailma nägemise ja vaate alla. Et vaat see, ma tahan nüüd lõpuks veel öelda, et kogu loomaring on ema ihu, aga ta on informatiivne. See tuleb tundma õppida, ega seda muuta ei saa. Kevademärgid on füüsiline ema ihu. Inimene on ema kõhus ja ta on füüsiliselt seotud ja seal toimivad füüsilised seadused. Seal on isaks on loodusseadus ja emaks on see, mis toidab teda. Kui ta sünnib välja suvemärgid, siis on oma isa, kes toob emale raha ja ema läheb turule. Kui ta sünnib kolmas kord, siis sügise märgid, mida see on riigiga seotud. Riik peab olema arukas, riiki saab mõistusega luua. Kaalud sügisega hakkavad õhumärgiga, õhk tähendab mentaalset mõistust. Nii. Ja talvemärgid, see on
identsusseos teispoolsusega. Ja seepärast nad on võimelised moraalseks kangelasteoks, et neil on reaalne kogemus teispoolsusega olemas. Ja nad ainult ei ole lugenud seda teedur, ja see on vennaskond, mingi vaimne vennaskond. Mitte ainult vabadus, neid vennaskondi on veel. Kui sa sinna sisse saad, siis sa oled päästetud. No kõik sektid ju kah ütlevad, et nemad on kõik õigemad ja nemad päästavad. No mingil määral igal pool, kus Jumalat kutsutakse appi, no Jumal tänatud. Õige. Aga meie räägime siin nagu ka riigi loomisest, et uut riiki ja mis on uue tsivilisatsiooni sees. See ole Kopernikus, Newton, Descartes, nemad panid aluse sellele paradigmale, milles me oleme elanud mitu sajandit, ütleme ikkagi renessansis hakkas peale. See on ammendunud kõik, nüüd on vaja uut õpetust, uut paradigmat, et sellega mõõta. Ja see peab haarama ka teispoolsust. Ta ei saa ainult materiaalse maailmaga opereerida, füüsikaga ainult, et nüüd ongi tulnud metafüüsika aeg. Aitäh, et kutsusid, sain midagi ära rääkida, mis tuli seest. Tänan. Jaa, aitäh sulle, Igor. Ma veel küsin siia lõpetuseks, sest see on üks teema, mis on oluline, et sellest tähtkujude koha pealt just, et ja siinkohal on hea siis teha reklaamipaus. Sellel kanalil siis on ka siis üks sponsor, kelleks olen ma ise, kellele ma siis reklaami siin teen. Olen siin eelmise aasta lõpust professionaalselt siis viin läbi astroloogilisi konsultatsioone. Sellist traditsioonilises konsultatsioonis vaatame inimese sünnikaarti 1,5 tunni jooksul. See maksab 75 eurot. Teen siis inimesele sellise täieliku sünnikaardi ja praeguste planeetide transiitide analüüsi. Ja mis see siis sünnikaart inimesel teeb? Öeldakse, inimesed planeetide liikumise ja maapealsete sündmuste vahel täheldatud kooskõlade seas peetakse kõige olulisemaks sünnikaarti, isiklikke transiite, ehk siis sünnikaardil sellel, kus planeedid olid isiku sünnihetkel, on tähenduslik mõju tema edasisele elukäigule. Soovitan tulla siis konsultatsioonile. Mitmed inimesed on käinud, väga head tagasisidet saanud. Ma olen enda sünnikaarti väga palju uurinud. Ma ise olin väga suur astroloogia skeptik, kuid kui sa hakkad seda tõsiselt võtma, nagu võtsid ka sellised kuulsad nimed nagu Carl Gustav Jung, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Kopernikus, Richard Turner, Stanislav Grof, et siin ajaloos on palju selliseid säravaid, kõrgharitud doktorikraadiga teaduse ajalugu kujundanud inimesi, kes siis võtsid astroloogilist vaatepunkti tõsiselt, kasutasid seda oma töös. Miks mitte anda sellele võimalus ja vaadata, milline on sinu enda suhe sellega, mis seal üleval toimub. Et loodusrahvad on alati sedapidi elule lähenenud ja sellisel keerulisel äraval ajal on minu arust väga tervendav luua suhet siis sellega, mis seal üleval on. Aga minnes tagasi. Jaa, aitäh sulle, Igor. Ma veel küsin siia lõpetuseks, sest see on üks teema, mis on oluline, et sellest tähtkujude koha pealt just, et see esimene kord, kui ma sellest kuulsin, oli mul sõber elab Saaremaal ja ta oli siis, tema naaber oli ka sinu tuttav sõber Vigal Sass. Ja siis ta Vigal Sass rääkis talle siis seda, ütles, et kuule, et kas sa tead, et ta oli suvel sündinud, et ta teadis, et ta on lõvi. Aga siis Sass ütles talle, kuule, kas sa tead, et kas sa oled sellest pretsessioonist oled kuulnud, et sa pead tegelikult 24 kraadi maha lahutama oma sünnikraadidest ja siis sa saad päriselt teada, mis tähtkujus oled. See oli esimene kord, kui ma sellest kuulsin. Ma arvan, et ükski inimene, ma arvan, siis 99% inimesi, kes on astroloogia poole, nad tegelikult ei tea seda, et lääne astroloogia või traditsionaalne astroloogia ei baseeru siis sellel hetketaeval. Oletame, et kui sa sünnid, kui tema oli lõvi, et siis päike tegelikult ei ole seal lõvimärgis, vaid et ta on 24 kraadi tagasi. Ja need on puht anatoomilis-astronoomilised parameetrid ja seletused. Sest tegelikult
noh, rääkida saab ja ennustada ju saab kohvipaksu pealt, sa tead. Ja, et siin tekib... Seal ei ole süsteemi mingisugust, eks ole, aga see on, antakse tähendab, minule need märgid räägivad niimoodi ja lihtsalt mu enda kogemus ja seepärast ma usun, aga ma tean, et on veel võimalusi. Ja. Üks inimene ei saa tegeleda kõigega, lihtsalt võimatu. Sa nagu selekteerid ära, mis hakkab sulle rääkima, siis sa haarad sellest kinni, sest ta räägib sulle. Siin on selline asi. Ja muidugi leitakse, tulevad veel planeedid ja tulevad asteroidid ja tulevad komeedid ja kõike seda. No, nüüd on kompuutri aeg, kõik pane sinna peale, midagi ta räägib ju ka. Eks ole. Aga no võt. Minul räägib ta niimoodi. No. Ja ma näen seda selles suhtes, et kõik on seletatav papa-mamma printsiibist lähtuses. No sa näed looduses, kõik on isa, ema, mees, naine. Ja võt, siin on ka, et vaata, ma ütlesin, et kui laps on emakõus, seal on isaks on lihtsalt loodusseadus ja emas füüsil. Ta sünnib kogu aeg, sa pead üles leidma, kus on isa, kus on ema, kus on isa, kus on ema ja see süsteem töötab. See süsteem töötab. Kui on isa, ema, aga kui sa kaob ära, sa ei näe, no siis ta mööda läinud, ta ei ole läinud pihta. Nagu nii, eks ole. Näe, meil on olemas riigiseadused, aga keegi pereisa oma kodus paneb veel omad seadused, aga ta tegelikult peab alluma riigiseadustele. Aga need riigiseadused peavad alluma vaimsele isale, millest räägivad talvemärgid. Ja kui ta ei allu, siis jääb ju loomaring käimata. Terve see loomaring on ema ihu ja ta peab olema tervikult seotud ühiskonnas, et tekkis tervik. Praegust meil näiteks, riik käib küll pühade ajal Luteri kirikus, aga tegelikult nad ei ole ju usklikud. Nad oleks usklikud juba siis, kui nad paluksid, et piiskop saadaks iga nädala algul Riigikogusse õpetaja, kes eks ole uue nädala puhul. Aga tegelikult pole vaja teda Riigikogusse. Toomkirik on seal samas, palun. Minge käige Toomkirikus ära ja siis minge Aga sest sa tead, et keskajal kõige tähtsamaid otsuseid vastu võttes parlament läks katedraali. Reims või Notre Dame, siis võeti otsus vastu. Sest see püha geomeetria mõjub ju inimaurale. Ta häälestab sind õigemale vastuvõtule. See on väärtus. Ja. Et need Vigala sassi siis et 24 kraadi pretsessioon, see on sulle kõik tuttavad teemad, et siin... Ja ta on tuttav, aga sind isiklikult siis... Ma ei kasu. Ja, et sind ei häiri see, et siis see astroloogiline konstellatsiooni pilt ei vasta päris taevale. Et mulle meeldis see, kuidas sa ütlesid, et mida ma olen kuulnud ka teisi astrolooge ütlemas, on see, et mingis mõttes iga astroloog, mis süsteemi ta kasutab, et kui see temal töötab, siis see töötab. Aga et seal on jah, et mul lihtsalt, eks ma olen siin uurinud erinevad taevakaarte ka, et olgu need Babyloniast või kuskilt loodusrahvaste taevakaardid, et inimesed on sinna üles joonistanud kogu aeg erinevaid pilte ja rääkinud erinevaid lugusid. No näed. Alguses muidu, kui hakkad, siis kõik see ajab ka segadusse, et nii palju on neid süsteeme, aga siis hakkab üks süsteem hakkab sulle rääkima, siis sa muidu kaaratast kinni, kui ta,
minul on astroloogia aidanud omandada ka maailmavaate. Eks ole, astroloogia on kindlasti, sest astroloogia kuulub hermeetilise filosoofia süsteemi. Hermeetiline filosoofia, see on juba tarokaartide süsteemist tuleb välja. Ja astroloogia on ka filosoofia. Ta ei ole teadus tavalises mõttes. Astroloogia ei ole ju teadus tavalises mõttes, eks ole. Nagu meil füüsika, keemia, nad ei võta vastu ka. Seepärast lähte ja alus. Astroloogia lähtub, et kõik on üks tervik. Et kui võtta sinult juuksekarv, seal on kogu sinu elu. Seal on selles DNH-s on kogu sinu elu. Ja minult on aidanud omandada maailmavaate, aga maailmavaate tähendab mida? Sa saad väga tähtsad nähtused elus ära seletada. Ja see teeb ju siis nii mõndagi selgeks ja siit saab ka juba siis isegi ennustada, et kõik ikkagi areneb mingite seaduste järgi. Iga märk on ka informatsioon ja oma seadustega ja kõik need 12 ja veel kokku on kõik veel ring. Ja ring ongi midagi täiuslikku, eks ole. Ja seda peaks rääkima koolides, niisugust asju peaks rääkima. Aga ennustamise kohta, et mäletan, sa ükskord ütlesid, et sul parimad ennustused olid seal 90. alguses, et kuidas sa, osad astroloogid siis üldse hästi ei vaata ennustamise peale, osadele kangesti meeldib ennustada, et see meeldib veel. Jah. Muidugi. Sulle pigem meeldib. Jah, see näitab seaduspärasust. Ta näitab, et kõik on kõigega seotud, et ei ole juhuslikkust. Meil ei ole juhuslikkust, ei ole siin. Ja inimese vabadus on ainult selles, et astroloogia aitab sulle ära tunda, et sa oled tammetõru. Järelikult tulemuseks on tammepuu, aga mitte õunapuu. Aga tema on kirsiseeme, sealt tuleb kirsipuu. Seal info sees. Ja meil suuremad, vaat see väärtus on horoskoobil, et ta annab sinust kosmilise pildi. Ja see kosmiline pilt on seotud sinuga maise eluga. Kõik üks tervik, eks ole. Meil on sinuga huvitav ja vestelda, sest me oleme Merkuuri inimesed, me oleme eluaegsed õpilased, meile meeldib õppida. Ma olen eluaegne üliõpilane. Kuhu ma küsin tänaga tuli Nõmmelt, et mis ülikooli müts see on. Siis ma vahel ütlen, et Karlova ülikoolid Prahast või nii. Et jah, minule kõik meeldib selge, mis on seotud kooliga, õppeasutustega, sest seal liigub mõte. Aga kus liigub mõte, seal on alati väljapääs. Seal saab probleemidest üle. Probleemid tekivad seal, kus ei ole arenenud mõtlemist. Alati on väljapääs olemas ja seda väljapääsu näitab õige mõte. Aga see õige mõte tuleb leida. Nii, ta on olemas. Ühiskonnas on alati mingi väiksem protsent on intellektuaale, kes esitavad küsimusi ja uurivaid. Aga ka nende seast ainult osa kuulub vaimsesse eliiti. Ja vaimne eliit on see, kes on suuteline näitama teed. Vaat sinna tuleb meie ühiskonnal jõuda.
riik on ainult skelett, kondikava, mis aitab sul käia sinna maane. Vaata see Kaljukits Saturn peavaimulik, muidugi paavst kontrollib ja vaatab, mis toimub kristlikes maades ja kirikutes ja nii see on loomulik, aga kala näitab seda, mis on idea, mille poole üldse püüda, eks ole. Ja nunnad, mungad, nunnad on ju Kristuse pruudid, eks ole. Mungad teenivad Jumala ema. Nii. No sellega on näidatud ideaal, aga seda ei saa välja mõelda, et nüüd võt Reformierakond tuleb laua taha, mõtleme välja ideaali, mis meile sobib. Nii ei tule välja. Lihtsalt need asjad antakse. Nii nagu antakse poeesia. Kellelegi antakse, ta loeb ja ma olen luuletajat küsin, et kuidas see, ta ütleb, aga ma kuulen. See tuleb mul kuidagi, ma kuulen neid sõnu, mul on vaja kirja panna. Ta on omamoodi meedium. Nagu, see kõik näitab, et on olemas taevane tasand, metafüüsiline tasand ja peenematel inimestel on ikka seos sellega ja siis nad sealt, eks ole, aga riik on huvitatud jämedamatest asjadest. Riik ei salli pühakuid, aga ta ei salli ka joodikuid, sest kumbki ei maksa makse. Aga nad mõlemad on kalade märgi all, nii joodikud kui pühakud. See kõik see alkoholism ja narkomaania, see on, et ei olda õigel teel. See on sellest tulnud. Miks mungad, nunnad ei ole narkomaanid? Nad ei ole seda. Neil on õpetus. Ja rahva jaoks on õpetust vaja. Nii, rahvasilma õpetus, et see on kaos. See on alla käik. Vanasti, isegi Pätsu ajal muide räägiti rahva õpetusest, kasvatusest. Aga nüüd ei räägita, kasvatama peab. Ja see on just Merkuurimärkide töö. Hästi, jah, aitäh. Aitäh sulle.